kohe algusesse jääb siis selline varjualusega laud ja päris uhke. Ja seal tagapool on kahekohaline WC jälle. Just käisin, päris mõnus paksudest palkidest ja viisakas seest. Aga need ongi siin kohe sissesõidul parkla juures ja lõkkeplatsile on võib-olla ikka paarsada meetrit jalutamist või isegi rohkem natukene, 200-300. Ja kui tahad vetsu tulla, siis tuled kõnnid maha selle maa jälle. Aga olgu, lähen hakkan edasi liikuma. Nüüd siis Lihula poole. Ahoi! Lihulast olen läbi. Tegin Lihulas ütleme pooletunnise peatuse. Sõin Olerexis, jõin kohvi. Ja siis ma tegin plaani, et kuhu minna. Hakkasin vaatama RMK äpist, et kus on lähimad lõkkeplatsid ja tahtsin minna alguses Haapsalu poole. Aga no ütleme, et circa mingi 80 kilti oleks sinna veel olnud ja juba ma vaata olin sõitnud ka mingi maa. Tundus liiga ränk, sest õhtul on äikeseohtu ja päris hilja peal ei oleks tahtnud ka jääda. Siis ma vaatasin, et Rapla poole tulevad lõkkeplatsid ja neid ikka on nagu väikeste vahemaadega. Siis sai valitud üks välja. Täna lähen Susla RMK lõkkeplatsile. Seal peaks olema laavu, siis ei pea telki püsti panema. Saab laava all magada ja ööseks ratta ja kärugi võib-olla sinna tõsta, oleneb kui suur see on. Ja tarbi panna selle avatud osa, et oleks kinnine ruum öösel ja igast sitikat-sätikat ei lenda tüütama mind. Sõitsin Vanamõisa vist oli, mingist Kivisillast üle. Praegu sõidan sellise koha poole nagu Rumba ja see on kruusatee. Varsti peaks tulema mingi Rumba raudtee sild. Siit läheb see kitsarööpmelise raudtee teema peaks minema. Ja päris täpselt ma ei tea veel, mis ees ootab, kas varsti saan asfaldile või ei saa ja kas poodi tuleb tee peal või ei tule. Aga ei ole hullu, süüa mul on, vett mul on ka kuigi palju ja paar purki siidrit ka on. Nüüd on puhkepaus tehtud ja liigun edasi. Praegu tegin ühes bussipeatuses peatust. Võhma bussipeatus. Selline putka. Ja nüüd ma pakin asjad jälle kokku ja hakkan sõitma. Jõudsingi vist selle Rumba raudtee sillani. Mulle tundub, et see tee, mida mööda ma praegu sõidan, siin oli kunagi raudtee. See on üles võetud ja kruusateeks tehtud. Siit kunagi läks kitsarööpmeline raudtee siis. Ja siin voolab oja, jõgi ikka. Ma ei mäleta, mis selle jõe nimi oli, aga kohe saab teada. Kahju isegi, et mul ei ole ma enda tühja pudelit kaasas, muidu võiks lasta pudeli vett täis ja
ja oleks nõude pesemiseks vett ja saaks ise ka labistada, aga praegu võiks kõlli jahutama minna. Siit läheb trepp alla. Trepp läheb alla, kastaks juuksed märjaks ja käed ja oleks jälle mõnus olla. Siit läheb trepp alla jõe äärde. Läheme vaatame. Päris palav on väljas, on ikka siuke 25+, võib-olla isegi peaaegu 30 kraadi. Nii. Jõudsin alla, siin on natuke porine. Ei ole hullu. Siin läheb traktori jäljed kohe otse ette. Ei tea miks küll. Keegi võib-olla paneb siin enda traktoritele ja loomade jaoks vajab vett. Nii. Mõnus. See oli mõnus. Jätangi juuksed märjaks ja panen nokatsi pähe ja on hea sõita. Aga olgu, jätkan teid. Sellises mudamõlkas siis. Nojah, tegelikult see oli ainult see sissesõit. Aga kohale ma jõudsingi. Kruusateed, mis ma enne sõitsin, oli päris pikalt. Peaaegu Vana-Vigalani välja. Ja seal tuli õnneks koop ja sain veevarusid täiendada. 11 hommikukski osta. Ning siit enam siia kruusateed ei olnud, ainult see sissesõidu metsatee. Paarsada meetrit, võib-olla natuke rohkem. Aga siin siis on minu täna ööbimise pesa. See näeb välja selline. Siia taha paned voodi, ette tarpi ja ongi mõnus olla. Siis grillrist, pingid, täna pole vihma sadanud, saab istuda kuivade pinkide peal, lõkke ääres, lauake katusega ja prügikast on muidugi siin ja puuvarjualune, puid isegi on ning WC. Täna piilume siia sisse ka. Vaatame, kui korras see on. Täitsa olemas ja vetsupaberid ka. Super luks. Täna ma ei hakka asju lahti pakkima. Ainult voodi, magamiskott, telgid, lauad, need jäävad. Võib-olla pingi panen endal siia enda tooli nii-öelda. On mugavam istuda seljatoega. Ja muidu ei ole häda midagi. Hommikul on lihtsam ära minna. Asjad kärru ja minema. Tõmban korra hinge. Siis tuleb midagi
toimetama hakata, pesa valmis teha ja kokata ja saabub õhtust tiksuda. Mõtlen, kuidas ma teen. Võib-olla, kui kannatab, siis ma tõstan käruga sisse ja rattaga sisse, kui on ruumi. Siis kui peaks öösel vihmale minema, siis ta lubab mingit sabinat ja äikest ka, siis hommikul on käru ja asjad kõik kuivad ja sõit võib jätkuda. Aga olgu, toimetan. Ta-da-da, ja selline saigi. Magama läheb, tõmbab siit nööri lahti ja tuleb kate ette. Ratas sees, käru sees, telgid-värgid ja voodi on seal. Praegu lahen telefoni ja nüüd võib kokkama hakata. Söögiks teen ma suppi, aga kõigepealt teen kohvi, söön kohukest ja võiroosi. Nüüd ma päeva lossin 50 rossa tänase kuupäevaga, nii et söön ära. Ja siis tuleb mul on veel natuke suitsuvorsti alles. Natuke suitsuvorsti alles ja see on siin peidus. Suitsuvorsti, selle lõikan ka supi sisse. Supp mul on siin. Ja teen nendest õhtusöögi. Aga kõigepealt kohvi ja pirukas. Saigi mu õhtusöök valmis. Siuke hernесupike suitsuvorstiga. Või roosi kohvi juurde veel ja kohuke ja ongi hea. Hommikul võib-olla, kuna asjade pakkimist väga ei ole, siis teen praemune ja tomatikastmes ube ja keeksi ampsu. Keeksi jätab tee peale ka, et lõuna ajal. No mis ma praegu nägin, kas need on kukeseened või? Ei ole mingid sitaseened. Ja küll söön nüüd edasi ja kui söödud, siis teen lõkke üles ja hakkab tiksuma. Kell hakkab vaikselt 11 saama. Tiksun endiselt lõkke ääres. Lõkke põleb mõnusalt, hea soe on olla. Vahepeal käisid ka Läti turistid siin. Üks meesterahvas ja naisterahvas sõitsid autoga, otsisid kohta. Küsisid muidugi, et kas mind häirib, kui nad jäävad ka siia. Et nad on mitu kohta käinud läbi ja kõik on täis. Mind ei häirinud, mina andsin loa, aga nad otsustasid ikkagi ära minna, et otsivad veel neid kohtasid. Ja sättisin vahepeal asjad sisse ära, ülejäänud kõik. Tegin laua tühjaks. Sööki midagi välja ei jäta. Mine tea, mis elukad öösel tulevad nosima. Panin jälle küünle põlema. Telefoni aku laeb rõõmsalt ja küünal seal taga põleb. Et ma olen paar õhtut küünlaid kasutanud sellepärast, et ega see
akujaam ei ole ka igavene ja mingi aeg saab ta tühjaks. Et ma kasutaks ressurssi telefoni laadimiseks ja kui on vaja, siis kaamerat. Et seda lampi kasutan ma minimaalselt, see on ka akuga. Et niikaua kuni saab küünlaid põletada, kasutan küünlaid, et need põlevad, see tops ikka põleb 9 tundi, et ma arvan, et kui nüüd põlema panin, siis hommikul ärgates on ta juba lõppemas ja homme tulebki uued küünlavarud vaadata. Homme ma vaatasin siit kaardi pealt vaatasin, et mingi, no ma ei teagi, kuidas seda valgust näidata, et mingi 7,5 kilomeetrit siit siis tuleb üks asula ja seal on päris mitu poodi, et Maxima on, Rimi on ja mingi kohalik poeke. Saab kindlasti ka veevaru täiendada ja siis küünlaid võtta midagi jälle, mis on topsiga ja ei pea erilist alust panema. Aga hommikul ma kohe kindlasti mingit õhtuks sööki kui siukest ei ostagi, sest mul on veel. Ma arvan, et homme teen jälle makarone konserviga. Jah, sööks enda sööki vähemaks, mis siin on, et liha ka ei osta, mida grillida. Et kui enda söök hakkab juba vaikselt ammenduma, siis ostab midagi juurde ja teeb midagi teistmoodi jälle. Aga praegu ma arvan, et täna õhtul ma siin sellega lõpetangi. Tiksun veel veidi aega siin lõkke ääres ja siis lähen ronin pessa ära. Ma arvan, et hommikul vaatame jälle edasi. Hommik. Tavalised protseduurid. Kohvi ja midagi näksi. Plaanis oli lisaks keeksile veel praemune teha ja ube, aga see munade karp oli kuidagi natukene lössis siin. Siis ma vaatasin, et munad olid puruks. Ühesõnaga praemune täna ei saa. Aga kohvi saab. Ja panin kella 8 äratuse. Aga nii hea oli magada seal varju all, et lükkasin tund aega veel edasi. Ja nüüd ma olen siin pool tunnikest askeldanud. Ja kell on 9:30 saamas. Nii, mine tõmba. Õhtul magama läksin. Siis hakkas midagi vihma sabistama vastu seda katust ja tarpi käisid vihmapiisad. Mõtlesin, et hommikul see tarp on mul märg, kui ma jälle kokku voldin teda ja aga ei olegi. Kuiv on kõik, et sadas ära mingi sabistamise ja nüüd on jälle kõik kuiv. Ainult, et pilves on täna vist päikest ei näita. Nii et ei tea. Aga joon kohvi ära, siis võtan asjad kokku ja hakkan liikuma edasi. Eile õhtul tegin mingid esialgsed plaanid, kus ma lähen. Võtan siit suuna Tallinna poole. Oli see Saku või Saue või ma ei mäleta, mis seal on. Seal pool, kuhu ma lähen. Pärast kaarti peale vaatan.
Siis seal on mingisugune, kas oli Metsanurme lõkkekoht või midagi siukest. Ei mäleta jälle peast, peab üle kontrollima. Ja siis läheks sinna, seal on juba mingisugune lombike ka, kas oli tuletõrjetiik või oli see lihtsalt, oligi järv või lihtsalt tiik, aga tundub, et siis saaks korralikult pesu teha ja oleks hea olla. Ja ülehomme läheks Kaberneemele. Jah. Tegin 2 päeva plaanid ära. Ma arvan, et Kaberneemel on juba rahvast rohkem, see peaks seal mere ääres üleval olema. Aga saab näha. Ja sinna Haapsalu poole ma ei hakka nagu üldse minemagi nüüd, et Kaberneemelt ma võtan suuna juba Ida-Virumaa poole ja Lääne-Virumaa poole aga neid plaane teen ma hiljem. Aga praegu tuleb kohvi nautida. Täna on kilomeetreid tuleb 63, mida ei ole palju. Ja hetkeseisuga ratas veereb normaalselt. Siis saab kindlasti teha peatusi, vaadata, mis tee peale jääb, head ja näidata. Aga mina hakkan nüüd sööma keeksi ja jooma kohvi. Nii et head isu mulle. Koorjame jälle käru peal ja tuleb sõkkuma hakata. Täna tuleb selline lühem päev, 63 kilomeetrit. Aga võib-olla jääb tee peale midagi, mida vaadata ka. Ma loodan, et vihmale ei lähe. Mingi 3 paiku siinkandis lubab äikest, aga võib-olla selleks ajal olen ma juba kuskil mujal, kus enam ei luba äikest. Seepärast eile oli täpselt samamoodi, kui ma olin Lihulas ja vaatasin neid Haapsalu poole peal olevaid asju ja seal kandi ilmaennustust, siis Haapsalu ja Lihula ja see sektor lubas õhtul 8-9 ajal äikest. Jõudsin siia Rapla lähedale nii-öelda. Siis siin ei lubanud öösel äikest, nii et äkki ma sõidan täna ka äikese eest ära. Okei. Olen otsapidi jõudnud Ääsmäele. Siin sai teha poepeatust ja nüüd on 14 kilomeetrit veel Lõkkekani tagasi Tallinna maantee peale ja annan tuld. Aga tõmban korra hinge ja teen pausi väikse ja siis hakkan liikuma. Jõudsingi kohale siia Metsanurme Lõkkekale. Laager panin juba püsti, sest müristas ja arvasin, et vihm tuleb selga, aga praegu ei ole veel sadama hakanud ja rohkem ei mürista ka. Selline lõkkeplatsis. Tegin kiirelt rattale ja asjadele varjualuse. Saab ise ka siin veel lisaks istuda, kui peaks ajuks minema. Ja nüüd on aeg pesuvett keeta ja siis pesta. Mul on siin siuke riietumiskabiin. Saab rahulikult pesta seal. Teen pesuvee ära. Pesen ise.
ja siis pesen ka särke ja nii edasi ja panin siia rõesta alla nööri. Siia ma saan nad ööseks siis kuivama jätta. Sest homme peaks ilus ilm tulema jälle ja soe on, nii et ma arvan, et kuivavad ära küll. Kui ei kuiva, siis panen niiske särgi selga ja tee peal kuivab. Ja muidugi pärastpoole tavaline lõkketiks, teed midagi süüa ja esmajal, kui ma poes käisin, siis ma ikka võtsin ühe paki šašlõkki ka. Alguses arvasin, et ei tee, aga täna tahaks. Jõudsin varem kohale ja siis on aega tiksuda siin. Eile siis sõitsin siit Lihulasse ja siia 74,37 kilti ja täna sõitsin tagasi natukene Märjamaalt läbi Orgutasse ja siis siit Pärnu, Ikla, Tallinn maanteed pidi Parbolast mööda, Kernust mööda, Kohatust mööda, Ääsmäest mööda, peaaegu Saueni ja siis pöörasin, ma ei tea, kuidas see näha on, aga selline koht nagu üks Nurme selle peale ja siit nõks siia Keila jõe äärde, peaaegu Kiisani läheb see tee vist. Nii, ja see on siis Metsanurme lõkikas. Üks öö. Seitsmes päev siis. Ja kokku tuli 66,4 kilomeetrit. 66,4. No hommik. Kell on juba kuskil 9 läbi. Vaikselt tegelen siin asjade pakkimisega. Võtab aega, kola on nii palju. Eile õhtul ei viitsinudki enam väga filmida. Siia tuli ka üks Šveitsi rattur. Ütles, et 2 kuud on trippinud ringi. Igatahes väga lähe. Aga tema läkski just nüüd ära ja siis mina ka hakkan vaikselt sättima. Täna tahaks siis Kaberneemele jõuda ja vahepeal tegin plaani, et jään sinna 8 ööks. Eile pesin siin veidi särke, aga õhk on niivõrd niiske, et need ei kuiva ära. Hommikul olid ikka märjad. Panin siis eraldi kilekotti ja pakkasin praegu ära, aga seal Kaberneemel on kindlasti mere ääres natuke teistsugune õhk ja seal siis kuivaks nad ära, et jääks 1 päevaks paigale. Muidu on päris inetu olla, kui on
riided kõik märjad. Aga täna ma teen nii, et ühe särgi, spordisärgi, mis on nagu sihuke, kuivab kiiremini muidu. See oli ka nagu niiske või sihuke, polnud nii märg. Aga selle ma tõmban selga, kui ma minema hakkan, sest täna hakkab lõõskav päike jälle pihta ja siis ta kuivab mul seljas ära ja jahutab mind. Aga pakin edasi ja tee peal näeme. Asjad said pakitud. Seda kola on nii palju, et see võtab aega. Kell on 10, 11, 12. Ja nüüd ma näitan, milline tee siin on. Lombid ja pori ja seda ei ole õnneks palju. Vahepeal guugeldasin ka Kaberneeme kohta, et mis poed tee peale jäävad ja Kaberneemes on isegi pood, mingi väike külapoeke, 11–20 on lahti iga päev. See tähendab ainult seda, et ma ei pea jõhkralt vett kaasa ostma, et käru raske oleks ja jälle midagi laiali laguneks. Ostan täpselt nii palju, et täna õhtul jõuan kohale. Kui ma peaksin jõudma peale 8, siis on pood kinni, et ma igaks juhuks võtan ikkagi mingi vee kaasa ikka. Aga kuna ma homme jään päeval sinna, siis ma ei pea väga nagu vee pärast muretsema. Ja kui on palav ilm, saab jäätist ja süüa ka midagi osta, mida lõkkel teha või potil-pannil. Aga nüüd ma hakkan teele.